Nii, tervist. Mina olen Erki Kokata. Siin ma vaatan saalis on ka inimesi, kes viimati käisid märtsikuus mul koolitusel, kus me proovisime ka ise mõningaid äppe teha. Ja täna siis teen ühe kiire töövoo ära, kus anname natuke nagu sellist lisavõimalusi juurde, et mida ja kuidas võiks veel teha. Et natukene läheb küll lõunapausi nüüd sisse, aga pole hullu, teeme kiiresti. Räägin äpist nimega Arcis Survey 123 ja mille poolest on nagu eriline on see, et see on nüüd üks äpp, kus me saame siis jagada seda kogukondadele inimestele, kes ei ole kunagi Arcisiga kokku puutunud, ei tea midagi sisselogimisest ega muust asjast, nagu see neile jutuks oli, et jälle see sisselogimine, et Survey'ga ei ole vaja seda teha, et saadame ruutkoodi või lingi ja inimesed hakkavad täitma. Kes on nüüd teemaga kursis, Keskkonnaagentuur näiteks kaardistab võõrliike, Lusitaania teod, Siberi karuputk, igast ohtlikud liigid. Põllumajanduse Toiduamet täna räägib ka, siis jahimehed kaardistavad metsast leitud surnud sigu, rannas leitud linde, linnugripp, seakatk. Et kõik see kaardistamine käib just selle äpiga, et anda kätte inimesele, kes ei ole kissist üldse teadlik. Ja et selle kohta nüüd juba juhend ka olemas, et kes hakkab huvi tundma, siis sügise poole paneme selle koolituse kava jälle uuesti üles, et olete teretulnud, registreerige ja saate omale juhendi, kuidas seda ise teha. Et täna võib-olla päris kõhtu ei vaata, aga natuke tõstame särki. Et selleks on siis Arcis Surveys mitmed võimalusi, et kuidas täpsemalt aru saada, siis kasutage kindlasti ka eelnevalt see What's New Survey 123, viimased uuendused on siin märtsis 26, nii et suhteliselt värske kraam. Ja nüüd, kui me tahame AI-ga tuvastada piltide pealt näiteks mingisuguseid objekte, mis oleme siin teinud küll relvasid, inimesi kokku lugenud, mida iganes, siis sobib just see assistendi vorm. Et siin on ka mitmeid teisi, et saate iseseisvalt juurde vaadata. Et siin on võimalus siis näiteks pildi pealt nägusid hägustada ja ütleme veel erinevaid funktsioone. Ja et mis siis teha inimestele kättesaadavaks, tulemus saab olema siis nii, nagu meie seda ette määrasime. Ja lihtsalt eesti keeles alustada, lugeda võib-olla neid juhendeid läbi, mida ja milleks see soovitab. Ja mina võtsin siit lihtsalt selle valmis malli. Siin on ka veel tutvustused. Valmis malli, et kui meil nii poliitiline kui ka klimaatiline olukord läheb järjest võib-olla tormilisemaks, et need tormid on sagedasemad ja suurema ulatusega, siis võtsin näiteks varade kahjude hindamine, et loo mulle üks selline küsitlus. Nüüd ta muidugi kohe pakub, et ma võin selle ise valmis teha, aga mina läksin ahneks ja lisasin sinna juurde, et näiteks pane ka katuse kahjustus, näiteks puu kukub katuse peale, et loe kokku ka need ruutmeetrid, et palju seal kahjustatud on. Et küsida võib ju kõike ja AI sai sellega hakkama. Et ta pakub ise selle vormi välja, kui see mulle meeldib, siis lasen selle ära genereerida. Ja hiljem siis valmis vormi saab alati ka oma maitse järgi muuta, nii nagu me oleme seda harjunud. Aga mis ma tahtsin näidata, mis seal juhendis ka on siis see koht, kus see AI hakkab toimetama. Et lihtsalt kiiresti üle näidata. Et need on need väljad, kus ta tahab siis hakata midagi, et kirjeldada lühidalt seda kahju. Et nüüd nagu Nils eile ütles, et ära lobise, räägi lühidalt, siis see on see koht, kus me saame siis seda asja talle ette öelda. Et klõpsates sellel ruudustikul tulebki võtta arvutus ja seda režiimi siis muuta ja valida ette talle, et võtta siis foto pealt. Mis see küsimus meil on? Ühesõnaga, et määrata siit, et küsimuseks on foto ja pilti hakkab ta siis analüüsima. Ma seda kõik ette ei näita, et koolitusel lähemalt saate juhendi ka kaasa ja siis teile tegin juba sellise valmis küsitlus ette, et palusin tal ka lisada siia geolokaator, ehk siis ma viskasin kaardipildi välja, muidu tegin sellise ilusa tumeda taustaga pildi, panin 2 proovipunkti ka peale, et kõik töötaks. Aga geolokaatorisse kirjutame siis nagu ikka mitte ainult aadressi, vaid tunneb ka kohanimed ära. Jah,
ma nüüd olen selle valmis teinud ja ma peaksin nüüd seda hakkama siis täitma. Ja, et siin üks etapp jäi vahele. Lütseeri kähku ära. Mingisugune muudatus seal tuli. Et see AI väljade täitmine on nii, nagu ma kunagi juhuslikult kohvikus kuulasin pealt, kuidas kaks naisterahvast omavahel arutasid suhete üle. Et väga põnev oli kuulata ja lõpuks üks ütles teisele, et aga sa pead talle seda otse ütlema, et mehed on ju nii lollid, et neile tuleb kõik ette ära öelda, et ta ei tule selle peale ise. Et samamoodi on ka selle AI-ga, et kõik need ruutmeetrite kokkulugemised, kõik asjad, te lihtsalt mõelge välja, mida te tahate ja sinna kirjutate. Ja vaatame, kuidas see käib, et võtan oma telefoni, et oleks aus kraam. Nii. Töötab. Jagan oma telefoni pilti, võtame selle ruutkoodi ja teeme selle brauseris lahti. Nii, ja sain selle sama küsimustiku ja suuremaks ka teisvaade. Nii. Ja mis see hoone oli meil? Nordic Hotel Foorum. Tallinnas Viru väljak 3. Et esimene asi on tehtud. Mida ta kahjustas? Paneme ette elumaja. Et siin ma veel saan korraks näidata, et ma tegin ka selle kokkuvõtte dashboardi, et kas see mul ka välja tuleb, et varade liigitus siin ma panin, et on praegu üks on abihoone, üks on sõiduk, et eluhoonet ei ole, vaatame, kas hiljem tekib, kui see saab ära täidetud. Nii, täidame selle kiiresti edasi. Elumaja on kahjustatud, nüüd tekkinud kahju, siia ta peaks selle ise kirjutama ja loistage siia siis pilt või tehke see pilt, et Raida ma korraks palun abi. Et panin siin käima drooni, et meil on tihti peale ka asukohti, kus ei ole võimalik ligi pääseda. Ei, ära veel tee. Nii. Vaatan, kas ma saan veel välja minna. Nii, näitan ära. Siin on kaamera pilt. Teie kenasti peal. Aga pildiks mul oli, me ei hakka siit katuse peale praegu lendama ja eeldatavasti ka selle hoone katusega on kõik korras. Et siis ma lihtsalt võtsin ühe suvalise pildi. Ja saame selle ära kasutada, selline katuse pilt. Ja nüüd siis selles samas äpis teeme selle pildi. Kaitseväelased küll otse striimivad, et see jookseb kõik suurte keskusesse, et meil nii operatiivset ja sellist nagu vahetut kontakti pole vaja. Et meie võime siis kasutada ka pildi tegemist ja proovime seda siis ka selles pooleli jäänud äpis lõpune teha. Ei, mitte siit. Vaid siit. Nii, tee pilt. Ja teeme sellest katkisest katusest pildi. Nii. Ja vaatame, kas nüüd hakkab siis tekkima siia pildi analüüsimine ja tekitatud kahju. Natukene ülesse poole kerida. Katuse materjal on katki, osaliselt puudu. Ühesõnaga kogu see jutt siin ja kahjustuse pindala on hinnanguliselt 1,5 kuni 2 ruutmeetrit, et siin alati tasub tervet mõistust kasutada, et vaadata, kas see ka päriselt nii on, et lõpuni ei saa usaldada ja tundub tegelikult päris adekvaatne, arvestades seda pilti. Pilt on ka sees ja ütleme, et see vara on veel kasutatav ja suurusjärk mõõdukas ja mingisugused muud väljad ja esitame selle ära. Nii, vaatame, kas saab edukalt ka ära saata. Läheb koos pildiga, vahendamist on palju ja läks. Ja niimoodi saame siis lasta inimestel erinevaid andmeid koguda ja kas siis kahjusid hinnata kindlustustes või omavalitsustes, et mis iganes, et kõik sõltub nüüd sellest, mida on täpselt vaja. Vastavalt sellele saab teha
AI assistendiga selle küsimustiku ja jagada rakendusena. Nii, vaatame, kas teeme väikse update'i, kas tuli õigesse kohta. Nii, ja tuli meile üks elumaja ja vaatame asukohta. Läks päris täpselt siia Viru väljakule. Nii et täitsa töötab ja saab erinevaid tehnoloogilisi vidinaid kasutada. Tahame nüüd proovida, et saaks võib-olla otse sellest droonipuldist teha pildi, et sealt kõik nii hästi ei õnnestunud, et seda kohe nüüd täna näidata, et saab ka läbi telefoni teha seda. Et siis on võib-olla teise inimese abi vaja, aga kui on aega rohkem, siis saab puldist pildid, videod ära teha, alla laadida ja siis kasutada telefonis ja need vorme täita, kui ei ole nii kriitiliselt kiire nagu sõjaväelastel. Aga minu poolt kõik praegu, et head kasutust.